tere hommikust, täna on reede ja tegelikult on meil käes juba juunikuu. Ehk siis üks kuu vlog jäi vahele, aga ma arvan, et see on okei. Meil on väga busy päev täna ees. Tegelikult meil on väga kiire nädalavahetus ees ja miks ma ütlen meie on sellepärast, et ma plaanin teid kaasa võtta terve nädalavahetuse vältel. Ja ma tahtsin tegelikult selle vlogi hommikul varem sisse juhatada, aga ma sain aru, et ma olen täiesti ajahädas ja see on klassika. Ühesõnaga, ma pakin oma asjad kokku ja meie järgmises sihtkohas ma annan teile juba lähemalt infot, mis meid täna ees ootab. Seti väike ümber tõstmine, nii et ma sain 5 minutit chillida. Täna on Palsi ja Peachy shoot ja Marleen on siis Peachy üks asutajatest, omanikest ja ta tegelikult helistas mulle juba eelmine nädal ja ütles, et kas ma saaks olla modell selle kampaania jaoks ja nad ütlesid, et neil ongi ühte vaja, nii et of course, nagu siuke tore asi, mida jälle vahelduseks igapäeva rütmi vahele nii-öelda teha. Nii et me tegime juba ühe stseeni ära, meil on veel a lot to go, aga päris kiiresti läheb, nii et selles mõttes tundub, et ma arvan, et me oleme nagu enam-vähem graafikus. Ja ma peaksin täna õhtul kell siis 7 lendama Prantsusmaale, sest et ma annan homme Bordeaux bachata workshopi. Nii et selle tõttu ma ütlesingi, et ilmselt tuleb sellest väga äge, aga samas väga kiire nädalavahetus. Nii et jah, see teid ees ootabki. Ja meil on outfit number 2. Nii et this is it. Let's lakka. Nägi vlog või? Of course. Yeah, we need it. Vaadake seda detaili. Peachy's wear, X-Palsi, boom. Mul saab bikinid seljas muida. Kuidas tunnen? Tunnen väga hea. Ma arvan, et see tuleb väga head kraami ja video tuleb väga tuus. Ja kui see välja tuleb, siis kindlasti külastage Palsit, Palsi kohapealpoode, Viru keskus, Ülemiste, Tartu Lõunakeskus, siis peachyswear.com, sealt leiate endale erinevaid bikiine suveks, sest te teate küll, Eesti ettevõtteid tuleb toetada. Yes, just. Preach. Of course. Ja 17. juuli toimub Kai restoranis või Kai, ma ei tea, kas see on klubi nüüd siis on ju, toimub suur pidu, Ugly Coyote või Coyote Ugly pidu ja pange see endale kindlasti kalendrisse kirja ja tulge kohale, sest et naistele on tasuta. Yes. Ja meil tuleb väga ägedad show'd seal, nii et pange valmis. Ma olen juba sold selle peale, et see on Coyote Ugly, sest et see on üks epic film, I tell you. Jep, ja kui sa ei ole seda veel näinud, siis mine kindlasti vaata enne ära. Yes, Netflixis on olemas võitu. Ei tea, aga vist on. Jep. Pool päeva on möödas, kell on 3:30. Oh my god, cutting it short. Ja me vahetame lokatsiooni. Mul on nii polav. Mul ka. Aga ma olen šukk, te ei näe praegu seda räme päike on, aga mu meik on pidanud vastu alates kella 8 hommikul. Nagu ma ei ole pidanud touch-up ima veel ja see on nagu midagi uut. Nii et võib-olla ma häkkisin just oma põhjasaladuse. Aga ühesõnaga, liigume edasi ja tea, mis ma hakkasin mõtlema just. Et kui viimane stseen on vee nagu water fight, siis ma lähen ju täiesti läbi Märjannama lennujaama. Päike paistab, sa koju ära enne. Olenevalt, mis kell me seda shootima hakkama, pärast on mingi 10 minti enne, kui ma minema pean, siis ma ei kuiva kuhugi ära. Ma arvan, et see on esimene, mis me teeme. Ma ei usu, sest et kui ma pean pärast olema decent, siis ma ei saa juukseid ja midagi ju, see peab kõige viimane olema. Kas ma pean veel seda ratta asja tegema? Äkki tuleb ratta asja enne? Ma arvan, see waterfight igal juhul on kõige viimane asi, et siis nagu
ma võin destroy ida kõik, mis siin peal on. nii, valmis. 3, 2, 1, action! See shootimise lõpp läks nii kiireks, et ma ei jõudnudki teile ei lõppu näidata ega ka update ida teid, et ma olen lennujaamas, nii et ma teen seda nüüd. Ma jõudsin suht täpselt, selles mõttes, et mul on boardimiseni aega 10 minutit ja mul on nii hea meel, et Tallinna lennujaam nii väike on, sest et tee parklast praegu siia lihtsalt ooteruumi võttis 5 minutit. Nii et nendel hetkedel, kus tõesti mul on kombeks tihti oma lennupäevadele panna väga palju asju ja ma ei tea miks, ma ei tee seda tahtlikult, aga alati juhtub, et kõik asjad peavad olema samal päeval, siis mul on väga hea meel, et vähemalt Tallinna lennujaamas ma saan nii-öelda olla kindlalt, isegi kui ma tulen viimasel minutil, siis ma üldjuhul jõuan oma lennule. Aga ühesõnaga, nüüd mul on 20 minti aega, nüüd on 10 minutit aega ja ma ei tea, kas peaks võtma endale uue raamatu lennukisse, sest et iga kord, kui ma lendan Prantsusmaale, siis ma võtan endale kaasa raamatu, aga nüüd see raamat, mis ma viimati ostsin, kusjuures ma ostsin selle lennujaamast, see raamat, mis ma viimati ostsin, ma lugesin selle läbi selle sama reisiga, sest et see oli nii põnev, see oli Garv Malice ja ütlen ausalt, seal raamatu alguses muide on hoiatus, et nagu kui sa oled nõrganärviline ja sa ei taha osade teemade kohta lugeda, siis ära loe seda raamatut ja see oli nagu suht siuke rahv või nagu suht siuke mentaalselt vahepeal raske lugemine, aga samas see läks nii kiiresti, et see oli samal ajal ka lihtne lugemine, ma ei oska seda seletada, see on lihtsalt nii veider. Ja nüüd ma mõtlen, et kas ma peaks võtma sellest samast seeriast järgmise selle raamatu tavaliselt, või noh, seal on mingi 5 erinevat raamatut, nii et ma ei tea. Ja nüüd ma mõtlengi, see on 15 € ja ma saaks selle siit erikioskist. See on minu lend. Keep talking. Ma olen jõudnud Pariisi ja tegelikult ma jõudsin eile õhtul, eks ju, aga ma jõudsin umbes kell 11:30 öösel, nii et see ei tundunud õige aeg, et vlogi jätkata, nii et jätkame täna. Me hakkame liikuma Bordeaux'sse ja ma ärkasin üles täna punase silmaga või nagu mul on vasak silm täiesti paistes siit alt ja ma ei tea miks ja see natuke hirmutab mind, sest et meil öeldi, et me peame kindlasti 2 demo tegema. 2 demo tähendab 2 videot, nii et 2 video peal mul on võib-olla mingi täiesti paistes silm, ta vist praegu läheb paremaks, ma ei näe, kuna viewfinder on all, aga mul on nii valus. Nii et ma natuke kardan, mis tänasest päevast saab ja kuidas mu silm reageerib edasi, aga ühesõnaga, me hakkame hotellist välja tšekkima, kus juures me olime kõige nunnumas hotellis üle pika aja. See on siuke küllaltki pisikene, tundub nagu siuke boutique hotell, käsi juba väsib ära. Tundub selline boutique hotell, aga hästi nunnu. Ainuke miinus on see, et meil on täpselt maja ees teetööd või välisfassaadi ehitamine, ma täpselt ei teagi. Nii et keegi kell 9 hakkas trillima maja ees, which was fun. Sellegipoolest väga äge hotell, hommikusöök oli nii tore ja üldse kogu see välimus, see on hästi nagu siuke Skandinaavia vibes. Jah, me oleme valmis välja tšekkima, asjad on koos ja me peame minema rongi peale ja siis juba me oleme Bordeaux. Let's go. Leol oli nii suur hirm, et me jääme rongist maha ja me tulime rongijaama 3 tundi varem ja ma ei teadnud seda, nagu selles mõttes, et ma lasin tal handlida kõike selle nädalavahetusega seoseid asju ja ta on siuke natuke pabistaja vahepeal. Nii et nüüd me lihtsalt oleme siin rongijaamas. Pariisis ütlen kohe ära. Kui sa tuled rongijaama, sa istud oma kohvrite peal või põrandal, siin ei ole mitte kunagi ruumi, see on alati täiesti packed. Nii et ühesõnaga nüüd ma olen siin oma kohvri peal, mu kaasas kantav väike tool ja me chillime, kuni me saame rongi peale.
see vlogimine nüüd läks niimoodi, et ma ei võtnud teid reaalselt üritusele kaasa. Ja nüüd me oleme juba hommikusööki söönud ja me hakkame liiguma tagasi rongijaama. See on nagu rongijaama vlog. Aga lihtsalt eile, kui me jõudsime siia, me läksime kohe süüa otsimast, et me ei olnud söönud. Ja siis ma ei tea kuidas, läks nii kiireks, et ma hakkasin lihtsalt meiki tegema, outfit selga ja me läksime õpetama. Nii et kõik käis kuidagi nii kiiresti, et ma ei suutnud keskenduda sellele ka, et vlogida. Sellega läks siis nii. Kell on 7:30 hommikul, me magasime reaalselt 3 tundi, alla selle, 2,5 tundi. Ja I love that for me. Meil on vist see esimene rong Pariisi. Ja siis, kui ma sinna jõuan, on mul 9 tundi aega oma lennuni ja ma ei tea, mida selle ajaga teha, sest et ilm on kohutav. Siin on tormanud terve öö. Ma muidugi tea, võib-olla Pariisis on parem, aga lihtsalt mida ma teen 9 tundi. Võib-olla ma lähen otsin mingi hea söögikoha. See tundub nagu tore mõte, mida teha. On 3 minutit aega. Wow. You're just... He doesn't care. Me oleme tagasi Pariisis ja me tulime Châtelet'i. Châtelet on siis põhimõtteliselt nagu metroojaamaga siia üles on ehitatud ostukeskus. Ja mina ei tea, mis värk sellega on või tegelikult ilmselt ma tean, mu keha on lihtsalt survival mode'is. Ehk siis me küll sõime hommikusööki, mitte kõige toekama hommikusöögi, aga siiski me sõime hommikusööki enne kui me rongile läksime. Aga siia jõudes kell on 12. Mul on kõht nii tühi, noh, see on suht ka lõunaaeg, kui sa oled kell 7 söönud ilmselt. Ja, ühesõnaga, nii et me tulime Starbucksi ja me käisime ka Waffle Factorist läbi, nii et me teeme oma teise hommikusöögi. Ja siis me juba peame mõlemad oma teed minema. Well, I guess this is the salty one of them. Ma olen jõudnud Charles de Gaulle lennujaama ja teate, mis ma kunagi täiega kartsin seda lennujaama, eriti kui ma esimest korda üksi reisisin, sest et see oli see lennujaam, kus ma oma esimese halva kogemuse sain, kus ma jäin oma lendudest maha, sest siin on 3 terminali ja need 3 terminali on 3 eri maja. Aga nüüd ma olen siin käinud nii palju 1 aasta jooksul, et ma peaks ütlema, et see ei ole enam nii hull, kui ma kunagi arvasin. Ma tegelikult ei plaaninud oma sünnipäeva vlogida, sest et ma ei ole mitte midagi oma sünnipäevaks planeerinud. See aasta ma ütlesin Tannile, et ma ise ei jaksa midagi korraldada. Siis ta küsis, kas ma tahaks ikkagi oma sõpradega aega veeta. Ma ütlesin, muidugi ma tahaks, aga lihtsalt mul ei ole seda energiat, et ürituse ajal planeerida sünnipäeva. Nagu me näeme, ma isegi ei suutnud vlogida sel ajal, mida me räägime veel mingi ürituse korraldusest. Ehk siis ta ütles, et ma ei muretseks, et tema teeb kõik ära. Kell on kusjuures 3:30 ja ma käisin hommikul küntes. Ma võingi teil näita sellised ombre, French ombre. Ühesõnaga ma käisin kell 9 hommikul küntes ja I'll never do that again. See oli kohutav. Nagu eriti, ma käisin nädalavahetusel, oota. Kerime korra tagasi, sest et me peame korra tagasi kerima. Ma tundsin täiega süümepiinu, et ma Prantsusmaal ei vloginud väga hästi, sest et tuleb välja, et kui ma annan workshoppe ja see on selline nädalavahetus, kus me lihtsalt liigume ringi, anname workshop ära, liigume tagasi, siis ma ei ole just kõige parem multitasker, nii et ma ei suutnud võtta kaasa kaamerat, keskenduda filmimisele, panna seda üles, siis veel anda tundi. Ühesõnaga, see oli lihtsalt segadus. Ma tundsin niisugust süümepiina, et ma ju ütlesin, et ma võtan teid see nädalavahetus kaasa ja et te näete, mis ma teen ja ma ei teinud seda. Nii et selle tõttu ma ka vlogin oma sünnipäeval. Jõudsime lõpuks ja juurpõhjuseni. See nädalavahetus ma magasin kokku 7 tundi 3 päeva peale, ehk siis reede, laupäev, pühapäev. Ja ma jõudsin eile öösel, või täna öösel siis kell 2 lennujaama ja mul olid kell 9 küünet. Ma läksin magama kell 3, nii et ma magasin 5 tundi, sest ma ärkasin kell 8. Nii ma tundsin ennast nagu zombi hommikul. Ma tundsin nagu ma oleks pohmas, kuigi ma ei olnud tarbinud alkoholi. That is a fun feeling.
nii et jah, kohe kui ma tagasi koju jõudsin Küntest, siis ma läksin magama ja Tain tunneb ka end täna haiglasena, nii et me tegime kollektiivse või nii-öelda perekondliku lõunauinaku ja ma ärkasin reaalselt kell 2:30, tund aega tagasi. Ja me käisime ka hommikusööki võtmas. Pean teile näitama. Ma mõtlesin, et proper hommikusöök sünnipäeval on ikkagi oivaline tervislik kook. Meil on valikus nende Bonofé fitness kook, siis Bounty kook, need on muide mu 2 lemmikut, mis neil üldse on. Ma ostan iga sünnipäev neid ja me vahepeal lihtsalt, kui me näiteks läheme kuskile külla ja ma olen näiteks oma hormonaalsel toitumiskaval, siis ma ostan ka endale kaasa neid kooke. Siis meil on mango passioni tort, mille ma võtsin oma emale, sest mu ema tuleb siit läbi, enne kui me vist liikuma hakkame. Ja siis meil on ka üks mu lemmikutest sidruuni vaarika toorjuustu kook. Yes. Nii et see on mu hommikusöök. Ma ei usu, et ma kõik ära söön, aga täna on see päev ka, kus ma ei... Kui kõik läheb sisse, siis that's fine. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma otseselt... ma tean, me läheme valmistusse, nii et kas mul otseselt on vaja meiki teha? Ei ole. Aga kas ma tunnen end kuidagi rohkem sünnipäevalikult, kui ma teen meigi ja panen end valmis? Ilmselt. Ma ostsin endale hästi nunnu kleidi, nii et ma näitan teile, kui ma olen oma meigiga lõpetanud. Ja siis ma ostsin ka, nii-öelda olin Sephoras, ilmselgelt kui ma olen Prantsusmaal, siis ma käin ka Sephorast läbi. Ja kas mul oli vaja neid asju osta? Otseselt mitte. Kas ma põhjendasin seda sellena, et ma teen endale sünnipäeva kingi, ma olen nii tubli olnud, ma olen hardworking woman and I deserve it. Absoluutselt. Ma ostsin endale Make Up by Mario silmalau paleti ja ma võtsin selle siis neutral toonides. Tal on tegelikult 2 neutraalset paletti, aga siin olid ka külmad pruunid. Ja külmad pruunid on ühed asjad, mis minu silmalaupalettide kollektsiooni puhul on puudu. Mul ei ole ühtegi lauvärvi paletti, mis on naturaalsetes toonides ja kus oleks külmasid pruune. Ja ma mõtlesin, et okei, kuna mul ei ole, siis ma ei osta midagi, mis mul olemas juba on. Nii et see on nagu vajalikkost, see on tööks vajalikkost ja see on sünnipäevakink. Ja siis, mis ma veel endale ostsin, sest et see oli otsa saanud. Ma ostsin endale Charlotte Tilbury Hollywood Flawless filtri. Ei ole otseselt jumekast, ei ole primer. Mina kasutan seda jumeka all. Ühesõnaga jumeka alla kreem, et lisada rohkem kuma ja sära, et ei oleks liiga matt näost kõik. Aga ma panen end valmis ja siis juba ma näitan teile seda kleidikest ka, mis ma ostsin, sest minu see on nii nunnu ja ma tundsin ennast kuidagi nii, ma ei tea, naiselikult sellega. Kas sa näitad teistele ka oma uut mängus? Issand, sa ei ole küll seda katki teinud. See on katki. See veel töötab. See on katki. See on enam-vähem. No, Luuna, see on minu oma. See on minu oma. See on sinu oma. Luuna sai ka kingituse. Ikka veel elus, Luuna. Ma sain vahepeal valmis ja ignoreerime seda segadust, mis seal taga on, sest et... Vaadake, kui tore kleit. Ma ei ole juusta seal päris kindel, sest ma tunnen, et õues võib olla vähe humid eesti keeles. Niiske. Nii et mu juuksed ei peaks kenasti vastu terve õhtu. Võib-olla ma panen nad kinni. Aga praegu, this is what we're working with. Sünnipäeva kleit, ostetud Perskast. Yes, ja hiljuti, aga ma ostsin Prantsusmaalt. Aga ma arvan, et meie Perskas on see sama kleit olemas ja seda oli tume sinist, punast, valget, musta, igat värvi. It's just very cute. Olen. Tain läks siis praegu Selverisse, tuleb välja, et meil on vaja passionit, mille jaoks, ma ei tea, Tain ja passion. Vaevalt, et ta mulle mingi pornstar Martinisid tegema hakkab.
aga ühesõnaga ta ütles, et on vaja passionit, nii et neid ta sinna otsima läks ja me jäime Luunaga ootama autosse. Me oleme muidu teel siis Salmistusse ja jah, oletan, et see õhtu läheb niimoodi, et me jõuame sinna ja siis me teeme tunni ja on siuke chill õhtu. Siin tagasi. Ma tulen teisel poolt. Happy birthday, it's your birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. One time for the birthday chick, I'ma mess around buy you a birthday whip. 2 times for the birthday chick, I'ma mess around buy you some birthday gifts. It's your birthday. Happy birthday, Lil Shanae, Louis V. Nice, yes. Let's go. Valmis jah? Jah. Oota, aga Janno, sa pead ikkagi ütlema, mis siin olema pidi või tuleb. Ütleme nii, et ehted tulevad. Aga shout out TPD, et pakid nii kaua alati liiguvad. No muidugi. Nii. No vaata. Vaatad lill ära ei saa. Ta panib sinna kotti. Sest ta teab vist kingitust tähendab taast, et kus on mu mänguasi. Mille me lähme siis? Kingime sulle päeva meiega Linnamäkkis. Tuleb üks megavahva päev Helsingis. Sinu Kaisa, Maarit ja Janette. Millal minek on? Ja Pastanil on äkki abi vaja.